Head vaatajad, järjekordne otsevaade on eetris ja seekord me keskendume siis punamonumentidele, mis on ka viimasel ajal meie meeli erutanud. No täna ka alustas meie mitte väga sõbralik naaber Venemaa mobilisatsiooni ja on käitunud väga brutaalselt juba enam kui pool aastat Ukraina vastu. Lea, sina oled see valitsusliige, kes on tegelikult ka seadusandlikult lahendamas punamonumentide likvideerimist. Et kuhu me oleme jõudnud ja mis on olnud need tegelikult probleemid, mida me tahame lahendada? Olen tegelenud siis eelnõu väljatöötamisega. Eelnõu puudutab siis ehitusseadustiku muutmist ja ka mõned teised seadused, aga põhimõtteliselt selle eelnõu koostamise käigus on selgunud, et meil ei olegi ühtegi kehtivat niisugust asjakohast sätet olnud, mille alusel võiks keelata niisuguste okupatsiooni ülistavate, õigustavate monumentide paigaldamist või ka siis eemaldamist, kui nad on juba paigaldatud, nagu meil see ajalooline pärand on. Nii et selline regulatsioon on juba väga-väga oodatud kaua aega tegelikult omavalitsuste poolt, kes täna tegutsevad küll oma äranägemise järgi. Kui need on nende enda territooriumil asuvad siis monumendid ja neile kuuluvad monumendid, siis nad saavad seda teha, aga näiteks eramaale neil täna ei ole võimalik minna. Ja see seadus nüüd või see muudatus võimaldaks siis ka eramaal neid asju lahendada. Ja sellise eelnõu väljatöötamise vajaduse otsustas valitsus juba päris mitmed nädalad tagasi. Me oleme sellise üsna kiire tempoga püüdnud seda eelnõud välja töötada, et tõesti väga-väga kiire töö on olnud. Võib-olla see esimene versioon, mis majast välja läks, ei olnud veel nii piisavalt täpne. Nüüd me saime ka tagasisidet, täpsustasime veel eelnõud ja just nüüd tund aega tagasi kirjutasin sellele eelnõu siis lõppversioonile alla ja see läheb siis valitsusse loodetavasti juba homme. No jaa, et tegelikult ega iseenesest see, et me hoiame sellist head tempot on ka ju, kuidas ütelda siis, meie julgeolekuolukord seda nõuab ja vaatamata sellele, et nii mõnigi oponent võiks ju nii ka tegelikult ütelda, ma väga loodan, et nad ei ole oponendid mitte Eesti riigile, vaid nende arusaamad võib-olla on jäänud siia 20 aasta tagusesse aega enne pronksiööd, et on ütelnud, et ei tohiks justkui kõrge kunstiväärtusega siis monumente maha tõmmata, on lausa ju võrreldud seda pildirüüstega. No loomulikult, mis pildirüüste saaks olla Narva tank, mille toru oli suunatud Tallinna poole ja tegelikult mille tähise viisnurga all mitte ainult ei lõhutud Narva linn maha, vaid tegelikult ju tapeti sadu ja tuhandeid Eesti Vabariigi inimesi, et vaevalt on Eestis peresid, keda Nõukogude okupatsioon ei oleks 40-ndatel puudutanud. Jaa, kindlasti ja täna ju tegelikult Ukrainas toimuv sõda ju tugineb täpselt selle sama režiimi pärandil. Et see režiim jäi toona hukka mõistmata, kõik need sümbolid jäid meil ka, eks ole, linnaruumi üles ja see on tegelikult võimaldanud Putinil sellele pärandile üles ehitada ka seda praegust terrorirežiimi, mis tal seal on. Et kui me ka nüüd ikkagi ei julge nagu, et mis me siin ikka, et need monumendid on siin juba olnud ja las nad olla ja võib-olla, et kunstnikud on siin ütlevad, et ma ei tea, maja kompositsioon läheb paigast ära, kui me viisnurgad ära võtame. Et nii leebelt ei tohiks sellele kindlasti läheneda, sest et need on vaenulikud sümbolid, need on vaenulikud monumendid ja need peavad kaduma. No tõepoolest, et kui me ka tegelikult teeme ühe 30 aasta taguse või natuke rohkem aastaid taguse ekskursi, siis ju Riigikogu suures saalis oli seal, kus täna istungi juhataja juhatab istungit, oli Lenini suur bareljeef, bareljeef. Et kas nüüd kõik, kes nagu kaitsevad seda, võiksid ju ka mõtelda selle kontekstis, et kas see nüüd siis järsku rikuks selle suure saali tasakaalu, kui me selle
siin 30 ja pluss aastat tagasi lõpuks maha võtsime. Et ilmselt me oleme kohati jäänud kinni sellesse niisuguses, noh, võiks ütelda ka masohistlikus lähenemis Vene imperialismi suhtes, et tõesti see russki mir või Vene maailm on väga selgelt valinud teatud sümbolid, mis on Eesti rahva jaoks olnud ülivalusad. Aga nüüd, kui see saab nagu maha võtta, võib-olla mõne sõnaga ka sina oled ka see, kes hakkab järelevalvet tegema või kellel on nagu õigustatud siis kohustused vaadata, et kuidas see nende punamonumentide likvideerimine saab olema, et kuidas, kui nüüd Riigikogus ta läbib, et kuidas siis edasi sammud saavad olema? Ja, et kui nüüd valitsuses õnnestub see konsensus saavutada ja ma loodan, et ehk ikkagi ka õnnestub, kuigi sotsiaaldemokraatidest siis kultuuriminister on väga teravalt siis selle eelnõu vastu juba meedias sõna võtnud ja öelnud, et siin hävitatakse kunsti ja mida iganes, et tõepoolest, et see eelnõu ei ole kunagi taodelnud seda, et Estonias see laemaaling näiteks ära kaotatakse, et seal on ikkagi selgelt öeldud, et see peab olema selline objekt, mis siis seda okupatsioonirežiimi õigustab või toetab, eks ole, et ta on vaenu õhutav, mida seal ei ole. Ja Estonias on ju tegelikult kõik see Sirbi ja Vasara ja selline asjad on ikkagi kõik maha võetud. Kahjuks meil on endiselt siiski ka selliseid avalikke hooned, kus need Sirbid ja Vasarad ja isegi ENSV vapid ja kõik niisugused asjad on endiselt alles ja kus nad kindlasti ei peaks olema, kus nad tõesti mõjutavad ka sellist avalikku hoiakut ja lasevadki näiteks ka seal ida pool inimestel elada selles nõukogude sellises mõtteväljas, et märgid on ka kõik samad ja justkui nagu ei olekski midagi muutunud, et me peame ikkagi Eesti Vabariigi kehtestama ja need nõukogude atribuutikad sellisel viisil ei sobi sellistesse kohtadesse. Aga loomulikult see ei puuduta mingeid üksikuid väikseid viisnurgakesi kuskil maja peal või kunstiväärtusi, et kui nüüd see eelnõu ikkagi valitsusest välja läheb ja läheb edasi Riigikokku ja saab tõesti seaduse jõu, siis hakkab see süsteem välja nägema selliselt, et kohalik omavalitsus kõigepealt oma territooriumil vaatab need nii-öelda mälestusmärgid ja rajatiste küljes ehitiste küljes olevad atribuutikad kõik üle, mis tuleks kõrvaldada, mis mitte ja teeb seda siis alates seaduse jõustumisest 3 kuu jooksul. Hakkab siis seda eemaldamise protsessiga peale. Ja eesmärk on, et aasta lõpuks oleksid need asjad kadunud avalikust ruumist, aga arusaadav, et tõenäoliselt võib siin see asi natuke ka venida, aga oluline on sellega peale hakata. Ja siis, kui nüüd ikkagi on meil omavalitsusi, kes ei taha seda seadust täita, mitte ainult 3 kuu jooksul, vaid üleüldse ei taha täita, siis on Justiitsministeeriumil võimalik sekkuda, teostada sellist haldusjärelevalvet, teha ettekirjutusi, ka teha sunniraha määrata või kui see sunniraha ei aita või näiteks ongi ette näha, et tegelikult see raha ei aita üleüldse, siis minna ise sund täitma ehk ise minna eemaldama neid monumente. Ja kui nüüd tekib tõesti selline olukord, millest siin kultuuriminister on rääkinud, et kultuuriväärtused ja et mida ei tohiks lammutada, siis kui tekivad vaidlused mingisugust objektide osas, siis on plaanis luua valitsuse poolt komisjon ekspertidest, kes siis oskavad hinnata seda, kas see konkreetne objekt on nii väärtuslik, et see peaks säilima või mitte või mingisugusel muul põhjusel, mitte kultuuri või kunstiväärtuse tõttu, võib-olla mingil muul põhjusel või et see on üldse ebaoluline, et ta ei õigusta seda okupatsioonirežiimi. Aga et ühesõnaga see komisjon saab siis ka või oma seisukoha väljendada. Ja sellest me siis lähtumegi, et ega siin ongi kaalumise koht, et niisugustes asjades ei ole kunagi niimoodi, et joon lauaga, eks ole, et see sobib ja see ei sobi. See on sellise ühiskondliku tunnetuse küsimus ja kindlasti kõik need asjad tundusidki meile nagu vähem problemaatilised ennem seda, kui algas see sõda Ukrainas, mis on ju väga selgelt seotud selle vana pärandiga. Nii et täna omandavad need märgid hoopis juba teistsuguse tähenduse juba seetõttu. Absoluutselt nõus, et sellest polegi ju, ma arvan jälle, et valdav enamus Eesti inimesi saavad aru, et julgeolekuolukord on muutunud. Venemaa on need märgid
võtnud kasutusele kui oma ideoloogia sümbolid ja andnud nendele nüüd ka veel täiendava sõnumi lisaks sellele, et nende märkide all on Eesti rahvale väga palju kurja tehtud. Ja noh, tõesti võib-olla oleks ju mõne sümboli puhul ka koht muuseumis, noh, mida ka selle ju õnnetu tankigagi tehti, et kes tahavad, siis saavad sõjamuuseumisse minna seda vaatama ja ma tõesti väga loodan, et võib-olla satub sinna ka veel midagi, noh, kas siis sellest sõjamuuseumi või mõnda teise muuseumisse mingisugune Nõukogude sümboolika, okupatsiooni sümboolikat tähistav ese, noh, mille koht saab, siis see ongi see koht, kus siis nagu lahti rääkida see ajalooline saatus. Jah, et selle konteksti saab seal muuseumis juurde panna ja lisaks on ikkagi see, et kui see objekt on muuseumis, siis me ei pea teda seal nii-öelda ülistamas käima, eks ole, et kui ta on ikkagi meil avalikus ruumis ja ta on eksponeeritud seal tõesti sellise mälestusmärgina, siis ta omab hoopis teistsugust tähendust kui siis, kui ta asub muuseumis. Et vot selle nii-öelda väärtusliku sellise ausamba konteksti saame me ta ikkagi ju muuseumi paigutades ära võtta ja selle objekti, selle samba mõju on hoopis teine, nii et kindlasti ajalugu tuleb säilitada ja ka seda negatiivset ajalugu, seda tuleb mäletada, et tegelikult meil on ju peale kasvamas ka noorte põlvkonnad, et noh, neil peab ka olema võimalik reaalselt vaadata ja käega katsuda, et need asjad on olnud, et see ei ole mingisugune jutt ainult, et need nii-öelda füüsilised esemed annavad sellise parema sideme, võib-olla loovad selle ajalooga, nii et mingis osas kindlasti on muuseumis neil oluline roll, aga see ei tähenda, et need monumendid peaksid meil igal pool Eesti avalikku ruumi risustama. Ja võib-olla lõpetuseks, et tõepoolest Eesti rahva jaoks on vabaduse maamärkideks meie vabadussõja ausambad ja ma usun, et iga Eesti inimene kannab seda aadet just, mis me saame oma vabaduse ausammastelt südames ja kaasas ja noh, tõesti saame joone alla tõmmata punamonumentidele loodetavasti jõuluteks. Need, mis meil üle jäävad, siis proovime likvideerida uuel aastal, aga see oligi siis tänane otsevaade ja mis tuleb järgmises otsevaates, see selgub siis nädala pärast, aga praegust lõpetame. Aitäh!